Ja ongi lõpuks kõik diisli juhtmed maas. Et siin on siis aju kogu juhtmestik. Auto on juhtmetest paljas. Võtsin õhufiltri kasti siit pealt lahti, siis kõik salongi radikad värgid küljest ära. Ehk siis kõik on nii paljas, kui olla annab. Sees on siis täielik tühjus. Siit on ka mõned juhtmed vaja ära parandada. Ühesõnaga see juhtme porre on siin päris õudne. Enamus ma saan välja vahetada. Ja siis juba äkki hakkab pärast ka midagi looma. Nagu enne vaatasime, siis kõik juhtmed on ära võetud. Asusin siis kere ette valmistama mootori jaoks. Selleks võtsin siis sillatala alt ära. Sinna panen alumiiniumpuksid. Üks öötsoob on ka vaja veel ära vahetada. Üks juba on meil terasest, teine plekist. See on ka tegelikult eraldi lugu, miks see nii on. Sest plekist õõts lihtsalt poe eest välja tagurdades läks pooleks. Vedas, et soo pealt ei juhtunud. Ühesõnaga neid plekist õõtsasid ma väga ei usalda. Nii, aga vaatame, mis siis hetkel siin pooleli on. On pooleli siis hetkel käiguovastiku ümber tegemine. Et põhimõtteliselt saab ka jätta 80 oma, aga see kang on nii vedel lihtsalt, et mulle ei meeldi. Sealt samast üleval on mul mõned poldid jäänud veel keerata. Et siin üleval paistab, 2 tükki on siin ja 2 tükki on seal oranži kummi taga. Ja kui ma selle kätte saan, siis ma saan juba tervikuna asemele panna A4B5 käiguovastikusüsteemi. Sellel on siis 2 varrast. See teine ongi nagu tugivarras. Siis ei käi kang tilla mölla. Ja on palju konkreetsem neid käike vahetada. Aga jah, asume siis tööle. Auto alt sain siis kõik asjad kätte. On siuke tühi auk nüüd. Ka suur plekk tuli ka veel ära võtta. See on vist mingi kabriole eripära, sest sedaanil ja universaalil siukest asja seal all küll ei ole. Nüüd on natuke reedetud ka, mis värvi mootoritükid tulevad. Okay. Aga tahtsin siis rääkida nendest kangidest, et siin on nad siis kõrvuti need süsteemid. Et enam-vähem sama joone peale tahtsin nad panna. Et siin on siis näha, et see A4 oma on sutsu pikem, aga sellest ei ole üldse hullu. Et ei pea hakkama siit kuskilt lõikama või midagi siukest. Kõike seda saame siin all teha. Siin on reguleerimiseks selle kummi siit pealt ära võtma, see on paremini näha. Igatahes neid mõlema hoova pikkus saab sealt muuta. Ehk siis selle probleemi lahendame seal nii-öelda korpuses sees ära ja väliselt jääb kõik nagu originaal. Kuid originaal käis siis nagu poldid käisid siit läbi, läksid auto keresse. A4-l oli vastupidi, et olid tikud läbi ja kas on ongis seest mutrid. Ehk siis ma pean kõigepealt võtma trelli kätte ja lähen puurin need augud natuke suuremaks. Siis saan ma juba selle korpuse pista uuesti kere külge tagasi. Ja nüüd ongi see kangivärk meil siis siin toas. Et seest läksid siis need mutrid otsa. Ehk siis kõik näeb välja nagu tehase poolt enam-vähem. Ma võtsin selle kattega ära. Nüüd on siis näha nendest poltidest saab reguleerida nende varraste pikkuseid. Ehk siis kui kast on küljes, siis selle järgi sätime ilusti paika. Kangi keskele ja et käigud lülituks ilusti. Ja nii lihtne või nii raske see oligi. Auto alt mahtus ta ka ilusti paika. Tõmbas ilusti vastu kere. Erinevalt 6-käigulise omast seda ei pidanud nagu nii-öelda külgede pealt lihvima. Sest 6-käigulise puhul tuli siit külgede pealt seda serma natukene nagu maha lihvida, et see ei tahtnud siia hästi vahele mahtuda. Või on tõesti äkki kabriol siit see koht laiem. Igatahes selle valge ja sedaaniga oli siuke probleem. Aga ei, muidu näeb välja põgeme. Nüüd on kõik need tilulilud seal ilusti kaitstud ja ma nuputan selle pleki siia tagasi, natuke puhastan ja siis tuleks asuda sillatala pukse vahetama. Jõudsin siis sillatalal vanad puksid ära võtta. Need on siin unikus maas. Augud on tühjad. Soppa raputasin ka maha. Asemele lähevad siis jällegi alumiiniumist puksid. Et ma ei viitsi 10 korda neid vahetada. Lihtsalt 1.8-ga
esimesel autol, mis ma tegin, oli nii, et iga õlivahetus sai pukse vahetada. Seega teeks ühe korra ja korralikult ja on see mure unustatud. Ehk siis nüüd ma pistan nad siia paika jälle. See koonusega pool läheb allapoole ja see jämedam läheb ülespoole. Ja sedasi käib pooled kokku, polt läbi, kere külge ja valmis. Sain siis tala paika uute alupuksidega. Kruttisin ta siis kere külge künni juba. Kasti sain ka paika. Teljed panin siia vastu, siin on vaja poldid veel kinni keerata. Aga sisuliselt nüüd on jah, see käigu oovastiku ja kasti osa on läbi tehtud. Kastile panin kõik uued simmerid ka. Siia peavõllile, siis flantsidele ja 4. oli see, kus käigu hoop sisse läheb. Siin tuli natuke timmida ka, siin külge pannes selgus, et siit vahelt on natuke pime. Aga siin on jah see lugu, et A4 on käigukäpp on 3 poldiga, 80 on 4-ga ja ühed augud kattusid. Et natuke pidi timmima, aga sai nii teha, et keegi ei saa midagi arugi. Kuid jah, selleks korraks siin sellega siis lõpetaks. Ja järgmine kord siis hakkaks juba mootorit kokku panema.